Maris, Kivisaar. Ja kõik läheb heaks. Positiivsem raadio, Raadio Sky Plus. I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he'd probably knock his lights out. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. Barefoot on the pavement. He was never complacent. Held his ground for the town and the statement. Leader never backs out of the arrangement. Speaks out to the whole crowd when he saves them. But he was the one that needed saving. Now he's low-key crushed on the inside. He gave his all and now he's breaking. You can see it in his eyes. I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he'd probably knock his lights out. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. Staying out on the weekdays, weekends. No sleep for the week round here. Going out, getting lost in the deep end. White lines never dried, no tears. He says no more, now he says no less. And the people wanna know where he goes next. Mind of a saint, so he knows best. But he don't sleep, nah, he don't rest. Getting water in the wine, that's mad, that's mad. Everybody always wants what he had. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he'd probably knock his lights out. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he'd probably knock his lights out. Gets a little messy in heaven. 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 Hommikuprogramm Raadio Sky Plus. Hei! Tere hommikust! Reede! 3. märts, kell on 5 minutit 6 läbi ja Sky Plussi hommikuprogramm tervitab sind. Maris! Tere hommikust! Nii tore, et sa said tulla. Jaa. Ikka oled pruun. No ega ta ei lähe nüüd päris kohe ära, kuigi oled tähele pannud, et jah. Ma tean, mis sa tahad öelda. Ma ei saa aru, mis sellega on, et välismaal tuleb sulle jume peale ja vaatad, et pole viga ja siis teed lennusõidu koju. Ja enam-vähem järgmisel päeval vaatad, et ei olegi nagu midagi. Ja alles ta kaob juba lennukis ära. Ja. Ma ei tea, mis selle lennukiga on, et kes selle sealt ära võtab. Ja tuled koju ja lähed tuppa, lähed peegli ette ennast imetlema ja vaatad nii. Sinna lennukisse see jäigi istme peale või kuhugi sinna ette sahtlisse. Kuidagi jube kiiresti kaob sinna. Aga sul ei ole seda muret seekord? Seekord ei ole. Tunne nagu lähed aina pruunimaks veel. Väga tore. Väga vahva. Oita, miks inimesele meeldib pruun olla? Ma ei tea ja miks jälle need inimesed, kes on pruunid, ei taha pruunida. Jah. Nagu Michael Jacksongi omal ajal tegi. Käis oma nahka valgendamas. Ja Aasias ju ka inimesed kannavadki pikki riideid, võib-olla osaliselt ja selle päikse pärast. Et oleks kaitset mingi hullu päikse käest, aga ikkagi ka selle pärast, et nad ei taha juurde päevitada. Aha, aga Eesti inimene see tead ei jõua ennast ära päevitada. No ja aga kui sul ei ole siin seda päikest. No ei ole jah. Ja ei ole ja ei tulegi. Ära muretse. Ei no küll ta tuleb, eks ta ikka ei tule, kõik läinud. Suvel ikka tuleb, on ju.
noh, ja just nimelt suvel ei taha äkki tulla. Täna tuleb muideks päikest, mitte küll igale poole, aga endiselt selline üsna siuke kenake ilmake, nagu ta viimastel aegadel on olnud. No see on tore. Vaatame, kas läheb mingi jube külmaks ka või? No ei paista. No kuigi natuke jahedamaks läheb. Võtame kalendrisse, märts, 3. märts. Ei no terve märtsi kuu kalendrisse vaadata ja ega siit ei ole midagi loota enne aprilli. Üldiselt on see, kipub see niimoodi olema, kuigi märtsis kõigil on juba lootus juba laes ja aitab küll sellest talvest ja noh, tore oli, aga noh, tegelikult ka. Aga ei, ma ei lase ennast üldse selliselt sellel mõttel nagu häirida. No jaa, aga kevade hõngu ikka vahepeal viskab ei juba vahele. Ei ole. Ei ole kusjuures. Ei ole, veebruaris juba ja jaanuaris juba oli kevade hõngu. Kohati. No jah, aga ei, ma soovitan siiski mitte väga nagu õhata selle märtsikuu ja mingi kevade ootuse jutuga, et võtame rahulikult ja arvestame sellega, et veel on talv. Ja siis, kui see kevad tõesti nagu reaalselt ja päriselt kalendri järgi kohale jõuab, no okei, see on nüüd see kõige varajasem hetk, kui juba hakata nagu nad siis rääkima, kui ta ametlikult juba kohal. Aga see on minu arvamus. Aga ega see tulemata ei jää? Noh, vahest on ka tulemata jäänud. Kõmle negatiivne. Ei tule. Ei no juba lubab, ei no hakkab tulema, ei hakka tulema. Tuleb. Hea, et tööle tulime ja see on nagu põhiline. Nüüd saab hakata jälle möllama ja mässama ja täna meil on jälle igast tegevusi siin, aga sellest juba mõne aja pärast. Nii, kuidas hommik möödus? Kuidas elu üldse veereb? Väga palju küsimusi korraga. No, mis seal ikka 2 küsimust ainult? Ei no, siuke samasugune. Siuke elu nagu elu ikka. Ei no jaa. No võt, nojah, kipubki niimoodi olema. Muidugi tahaks iga päeva mingit huipuseiklust ja ma ei tea, mis igasugused uskumatuid esimest korda elus tegemisi. Ma ei tea, kas tahaksid igasse päeva? Nii normaalsel rutiinil on ikka oma võlu, aga noh, sõltub rutiinist. No sõltub palju rutiinist makstakse. Kui makstakse hästi, võib rutiin olla üsna võluga. Aga kui ongi ainult rutiin. Kui makstakse palju, siis on need päevad jälle seiklusrikkad, vaata. No ei, võib-olla vastupidi, siis ongi sul võimalust nagu teha mitte midagi. Aga kui makstakse vähe, siis pead kogu aeg tegema ja juurde tegema, et kuidagi ellu jääda. Jälle kõik ikkagi kukkus jälle raha peale. Kukkus ära jälle. Aga ei, mis midagi ei ole teha, noh. Igal hommikul inimene ärkab üles, hakkab selle raha järgi jooksma. Enamus muidugi, valdab enamus. Peaaegu kõik. Need, kes ei pea kuhugi jooksma, neid on ikkagi väga vähe. Väga vähe. Ma ei tea, kui pisike see protsent on. Nii et täna tuleb siis veel natukene joosta ja siputada ja siis võib-olla enamus ilmselt saab nädalavahetusel natukene lõdvemalt võtta. Mina nende hulka ei kuulu. Ei või? Paraku ei. Mis plaanid siis nädalavahetusel? Naabrist parema võtted hakkavad pihta ja laupäev, pühapäev möödub kõik selle tramburai all hommikust õhtuni. No aga seal on ju Vastik on tööd teha, ei viitsi rabeleda. Seal on ju puhas chill. Ei no muidugi jah. Ei ole või? Kus ta chill on? See ei ole ju vaata selline, et iga päev hommikust õhtuni, vaid kui tuleb korda aastas, siis on selline tore ja... Iga nädalavahetus hommikust õhtuni, see ei ole hea. No jah. Noh, ütleme, ei ole nüüd muidugi päris terve nädalavahetus, aga ikkagi su nädalavahetus on tuksis. Ja seegi nädalavahetus keeras mul tuksi 2 suurt asja. Oo, mis sul oli siis? No, oli paar kutset. Aha, kuule sul ikka viskab neid kutseid peale, ne? Ma ei tea, on nüüd kuidagi, ma ei tea, kas on mingisugune sünnipäevade ja mingite tähtpäevade aeg, see sihukene veebruar, märts, aga on maru tihedasti on visanud. Eilegi oli väike selline sünnipäeva oleng. Keset nädalat niimoodi. No jah. Nad ise said ka lõpuks aru, et ai jah, muidugi okei, sulle siis koks ei telli, no selge, mine tööle homme. Tüüpiline. Ja vaatame üle pealkirjad. Ma lugesin seda ka mitu korda ja ei saanudki nagu aru, mis see tähendama peab. Ta ei mängi nii, nagu Inglismaal näideldakse. Ahah, okei. Ma ei tea, miks ma sõnapaari mäng ja Inglismaa panin kohe jalgpalliks. Ei, ma ikka näitlemiseks ma paneks. Ja, aga ma üldse ei kuidagi nüüd 3. korda unise peaga. Sest et kuigi kokteile mulle eile segada ei saanud, eriti, siis magama sai ikkagi hilja. Aga kellest jutt käib? Sergo Varese
Sergo Varese pikamaa jooks gloobusel. no see on ilmselt selline vähe pikem usutlus. Tundub küll jah. Et kas tema ja näitleb Inglismaal? Ta oli küll seal jah, aga LP-s on täna siis pikk intervjuu Sergo Varesega, kuidas tema läbilöök Londonis on toimunud. Okei. Ohoh, COVID-19 vaatab ühest pealkirjast vastu ja ei olegi ammu sellest mingit juttu olnud. Kuidas COVID-19 ikkagi valla pääses ja laboriteooria vallandas USA poliitikastormi. Kuulsin seda juba paar päeva tagasi, et ikkagi kahtlustatakse mingisugust laborileket. Noh, loomulikult seal on veel hästi palju erinevaid kohti, kus see ikkagi võis tulla ja see ei ole mingi absoluuttõde, aga see on üks variantidest siiamaani laual. Nad seal endiselt uurivad ja puurivad, et kust see siis ikkagi niimoodi järsku lendu läks. Ja kui tõesti võib olla selline asi võimalik, et midagi kuskilt laborist lekib, siis see on hirmutav. See ei ole hää. See tähendab seda, et nad teevad laborites mingeid asju, mida ei peaks tegema. Ja mis mõttes sa saad sealt midagi niimoodi lekitada? Ma saan aru, et uudisimu ja sul on vaja palk välja teenida ja sa tahad mingeid uusi asju seal laboris katsetada, aga võib-olla mingid asjad las nad jäävad. Et ära kratsi sealt, kust ei sügele. Nii on. Oi, näed, Tele2 lahkuv juht on andnud ausa intervjuu. Nüüd juba mitte Tele2 juhina ilmselt, vaid lahkuva juhina. Siis sa saad rääkida, et mis värk tegelikult on. Siis sa võidki öelda, et inimesed, te olete lollid nagu lambad. Lollid nagu lauajalad. Ja ma ei tea, mis võrdluse saab veel tuua. Sellepärast, et interneti hind on Eestis hullumeelne. Aga ongi. Hullumeelne. Aga hullu käest kannatab küsida seda raha, kui ta on nõus seda maksma. No ja, aga kui sulle öeldakse nii. Öeldakse, et nüüd on nii, noh. Minul on ka mingid interneti asjad, on ühesõnaga mul iga kord kajastuvad telefoniarvel ja mu telefoniarve on nagu ebanormaalselt suur. Okei, seal on ka mingid linnas, kesklinnas parkimist tihti peale juures. Ja siis, kui ma hakkan vaatama, et mis selle arve siis nii suureks lõpuks teeb, siis ongi see miskit pidi see internet erinevate kaartide najal mulle tuleb, et see kõned jah, enam tänapäeval nii-öelda ei maksa midagi, aga see kõik muu teeb nagu selle arve. Üks selline huvitav ja natuke ka veider kuluallikas meie peres on SMS-id. Saadetakse ikka jah? Ja saadetakse jah, ja ega muidu pole hullu, kui sa saadad, et tšau, mis teed? Või mis iganes. Aga kui sa saadad sellega mingit pilte, siis hakkab kobatama nutsu ja meil osad ikkagi armastavad saata sellega pilte, kuigi ma olen üritanud neid suunata nagu ära mingitesse WhatsAppidesse ja asjadesse, et lõpetage ära. Aga ei ole hästi õnnestunud. Ma pean sellega ikkagi rohkem tegelema ja eriti lapse telefoni mingisugune SMS-i arve on umbes 6 korda suurem kui ülejäänud arve kokku. Ja hullu, kui sa seda välismaal teed, aga huvitav, miks siis Tele2 juht ära läheb, ma ise olen ka Tele2 inimene. Ja need inimesed seal tunduvad ka kuidagi lahedad ja nende reklaamid on juba sellised, et me olemegi nagu siuksed pöörased ja kõik. See oli tegelikult lahe. No. Ja neil on see kampaania jah. Ja, et aga juhid tulevad ja juhid lähevad. Interneti hind on jah, okei, aga mis teed jah, ongi noh. Mis sa teed, öeldakse sulle, et selline ja kui sa tahad... Kus sa lähed sellega, kus sa lähed? See on nagu kütuse ostmine tanklast, noh. Oi kui kallis, no aga mine vaataks, kuskil on odavam, ega ikka ei ole. Eriti. Nii ongi, aga järelevalveorgan on nõrk. Ma ei tea, millega tegeleb järelevalveorgan. Tele2 või? Ei, vist üleüldse Eestis. No kes valvaks selle pulli järgi, et hei, sõbrad, mis ta siin nüüd korraldate. Aga see on business, igaüks korraldab oma businessid nii nagu ta tahab. Nägin veel sellist hulluudist. 12-aastane vene tüdruk joonistas koolitunnis sõjavastaseid pilte. Karistus, isa pandi vangi ja tütar lastekodusse. Kui see nüüd päris lugu on, siis ma ei tea noh. No ei ole kuskilt granaadist. No jah. Et nii ongi. Ja Piip ja Tuut on sattunud pildile ja ütlevad, et meie teenime neid, kellel on vaja tuju tõsta. Ja kõikidel inimestel on vaja tuju tõsta. Ja tore, kui on selliseid inimesi, kes sellega tegelevad ja ma olen ikka imetlenud neid. Kui nad tulevad jälle ja kogu aeg on nad nagu käed laiali ja näod naerul ja mingit joorupit tuleb suust välja, need vähe pole. Et ei tea, kuidas neil päris elus läheb.
olen tähele pannud, et nendel kõige suurematel koomikutel ja naljameestel ja kõige lõbusamatel meelelahutajatel endi elu kipub teinekord olema hoopis vastupidine. Ja üldiselt sellest on väga palju räägitud, et on ikka igasuguseid hädasid ja muresid, mis ajavad teinekord isegi hauda. No, kas veel midagi? Andrus Veer, palun, ikka ilmunud aeg-ajalt nüüd pilti. Ta vist sõitis seda Tartu maratoni ja tegi seal mingi julma tulemuse ja oma professionaalist pojale tegi 1-0 ja ikka on ta tugev. Ja näis siis, kuidas tal edasi läheb. Ongi pealkiri, kes keda? Andrus Veerpalu võtab mõõtu äsja võistluskeelu alt vabanenud poja Andreasega. Nüüd siis on. No nüüd on jah. On läbi saanud see keeld. Jah, see keeld on ka hajuvaba keelt. Noh, see saab ju läbi mingil hetkel. Okei. Kodukokad jagavad, mis on see üks kaval nipp, mis muudab toidu 10 korda maitsvamaks. Selle pealkirja siis vaatame kohe varsti. Hommikuprogramm Raadio Sky Plus. Piret leidis tõllu, ma leidsin ennast keras, kaste heina põllult. Rahvast oli palju, inimesi vähem, tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, koidiks oosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jätsin mis ei kulu, sest huikis leidis omad, asjad ta ei julu. Hommikust 6.20 on kell ja kohe kargamegi esimese pealkirja juurde. On ju nädalavahetus juba ukse eest, täna on reede ja nädalavahetusel inimene, kes võib-olla nädala sees jookseb ringi nagu orav rattas, nii et hing on niidiga kaelas ja 10 korda päeva jooksul tahaks sooritada enesetapu. Saab nädalavahetusel tõmmata võib-olla natukene lahedamalt ennast niimoodi võib-olla koju laotada laiali ja võib-olla kokata ja valmistada midagi maitsvat. Ja siin kodukokad nüüd jagavad oma maitsesse nippe ja igaüks ütleb ühe kavala nipi, mis muudab toidu 10 korda maitsvamaks. Ilmselgelt ma arvan siiski tegemist on ka pisut nagu väikese liialdusega. Aga nii ta on. Ja nüüd tuleb siis neid nippe, ei tule ainult üks nipp, igalt ühelt tuleb üks nipp. No, mis siin olla saab, sool ja või ja? Ei, me räägime ikka nippidest. Esimene nipp on selline, et ma kohe lugesin 2 korda, kergitsin kulmu ja ei saanudki aru, kuidas see peaks käima. Aga kodukokk ütleb, täitsa mingi jumal teab kes kokk. Ma pruunistan alati tomatipasta enne seda toidus kasutamist. Kas tomatipastat saab pruunistada? Mariski vaatab mulle otsa. Ma ei tea ju siis
lased seal panni peal äkki siis. ma ei tea, kõrved ära ta välja, sa pruuniks ajad selle. Aga võib-olla kui tomatipastat panni peal kütta, äkki lähebki pruuniks pika peale, ma ei tea. Aga nii ta on öelnud. Võib-olla see on lihtsalt tuleb sellest, et me oleme sellised, me ei tea midagi eriti asjadest. Okei, järgmine. Lisan hommikupudrule marjad otse sügav külmikust. Esiteks, see jahutab pudru söömistemperatuurile, supsti ja samal ajal sulatab osaliselt marjad, kuid nende tekstuur jääb ikkagi mõnusaks krõmsuks. No see on hea nipp. On nipp hea? Ja olen ka seda teinud. Okei, mina hommikuti putru ei söö. Ma üldse eriti ei söö mingit putru, ma ei tea. Ma kunagi üritasin. Pudruga on see värk, et sellega on jandamist. Kõik räägivad, ei ole tegelikult. Ei ole, ma ei tea. Kõik räägivad, et oi, söö putru, see hoiab kõhu täis. Mul on täiesti vastupidi. Ma söön hommikul kaerahelbe putru ja mul on, ma ei tea, tunni aja pärast kõht nii tühi, nagu ma poleks üldse süüa saanud. Nii, lisan alati soolastele kastmetele suhkrut või veel parem törtsumett või vahtra siirupit. See on see, mida osad ei taha teha. Et soolastele toitudele killukest suhkrut juurde lisada. Ja, või magusatele toitudele killukest soola lisada. Ma pruunistan alati enne või kui hakkan sellest toitu valmistama. Jälle mingi tomatipasta pruunistamine või pruunistamine. Mis pruunistamine? See või läheb küll pruuniks selles mõttes, kui sa panete kuuma panni peale, aga kas seda saab nimetada või pruunistamiseks? No, see on lihtsalt, mina ütleks, et paneks või nagu sinna panni peale lihtsalt. Kui kasutan purgi tomatipastat, millist tomatipastat veel saab? Võib-olla, no ma ei tea. Mingi handmade from the scratch, fine. Lisan sellele valmistades veidi soodat. Kes soodat kasutab toidu tegemiseks, see kõlbab kõikideks muudeks asjadeks. Või küpsetuspulbrit. See neutraliseerib metalli meki ja muudab ka kastme täidlasemaks. Selle peale ei oleks küll tulnud. Et tomatipastale küpsetuspulbrit lisada või soodat. Vaatan nüüd veel mõne lihtsama, neid on siin päris palju. Mina avastasin sellise nipi, mitte mina, vaid keegi internetis. Et enne kana või sealiha sügav külma hoiule panemist maitsestan selle juba enne soolaga. Ja hiljem üles sulatades on liha tänu sellele õrnem ja pehmem ning praat tuleb palju parem, kui lihale alles pärast sulatamist soola lisada. Kõlab nagu nipp. Kõlab nagu nipp. Siin me nüüd ütleme ja noogutab, et ma hakkan ka nii tegema ja ma arvan, et üks mingi 5-6 minuti vast me ei mäleta, see on nippina. Mulle meeldi kala küpsetades see intensiivne lõhn, mis kööki täidab. Õnneks avastasin selle vastu rohtu, kui kalale enne küpsetamist veidi kanget alkoholi. Kalale, toonitan. Siis see neutraliseerib tugeva lõhna. Kui kallad endale kanget alkoholi, võib ka neutraliseerida. Jaa. No ma ei saa aru praegu, kas mingi spetsiifiline kalalõhn või üldiselt kalalõhn, mis tekib. Kui teen kooki valmis koogipulbrist, asendan vee keefiriga ja õli võiga, tulemus tuleb kordi maitsev. Vanasti ma keetsin pasta ja pastakastme eraldi, nüüd keedan pastat otse kastme sees. Pärast on üks pott vähem pesta ja tulemus maitseb mulle nii valmistades samuti rohkem. No jah, kui seda kastet on nii palju, kuhu kõik see makaron ära mahub. Ma ise hakkasin mõtlema. Ja kui soojendan mikrolainahjus toitu, panen selle peale niiske köögipaberi, nii säilitab toit oma niiskuse ja maitseb värskelt. Aha. No vaat see tundub kui soojendad toitu. Sahmimine ja sebimine hakkad mingit salvrätikut märjaks. Võtad selle köögirätid ja niiskeks viskad sinna taldriku peale, mille peal toitu soojendad. Ja see võib täitsa töötada, jah? Köögirätiku nagu salvrätiku või? Salvrätiku, jah. Selle paberrätiku. Teed märjaks selle. Jah. Ja tõmbad sealt krõks, teed märjaks, viskad taldriku peale, paned uunis piip. Teed märjaks, siis hakkad seda seal väänama. Sa tead ju, et paberkäteräti saab väänata ja märjaks teha ja... Tean küll, et ühel firmal on sellised. Ema, mis sa nüüd teed? Jaa. Okei, sellised olid nipid. Kas nad olid nipid või ei olnud? Ise otsustad. Nii et võid kohe hakata proovima mingit nippi, mis kõrva jäi ja kui tahad juurde lugeda oma maitse, otsid Delfist üles. Kell on 6:26. Lõpuks ometi vaikus.
hommikuprogrammi toovad vähem loba ja rohkem maitset. Eesti esimesed teeritaimsed kohukesed. It feels like we're falling apart, just a little unstable. We're both half asleep at the wheel, yeah, we're struggling to save us. So we both get drunk and talk all night, pour out our hearts, try to make it right. It's no fairy tale, no lullaby, but we get by. Oh, 'cause the sun will shine tomorrow, it will be alright. And I know we're far from perfect, but at least we tried. Through every battle, every all-time low, you always hold my hand and lead us home. I know the sun will shine tomorrow, it will be alright. Yeah, it will be alright. 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 I'm lying awake every night, wondering if we will make it. It's hard to be strong when you're weak and you're hiding your failures. So we both get drunk and talk all night, pour out our hearts, try to make it right. It's no fairy tale, no lullaby, but we get by. Oh, 'cause the sun will shine tomorrow, it will be alright. And I know we're far from perfect, but at least we try. Through every battle, every all-time low, you always hold my hand and lead us home. I know the sun will shine tomorrow, it will be alright. Yeah, it will be alright. 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 Yeah, it will be alright. It will be alright. Igal tööpäeval kella 6-10. Raadio Sky Pluss. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance.
magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Stop the feeling, yeah. So keep dancing. Yeah. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so keep dancing. Everybody say. I can't stop it. Oh, no, I can't stop the feeling. I can't stop the feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. hei, 6:34 minutit on kell. Sky plussi hommikuprogramm tervitab sind. Maris, kas sa tead, kes on Chris Robbins? Ei tea vist. Ei tea muidugi. Tema ongi see Tele2 lahkuv juht. Okei, sellise nimega. Ja see tundub siukene huvitav tüüp. Tundub siukene tegija vend. Nats nagu filmist. Ta näeb ka välja natuke nagu filmistaar. Võib-olla isegi meenutab natuke 15 hallivarjundi tüüpi. Oho, Christian Grey või? Ja, Nats on selline kuidagi, no mitte otseselt, aga kuidagi nagu midagi tema sõhkub. Ja see on siukene vend, kes tuleb, teeb ära ja kaob. Ja rohkem sa teda ei näe. Ja see on nagu, no kuidagi nagu tundub nagu kuum. Ma ei ole küll see mees, aga tundub kuum. Ja tema kutsutakse kohale siis, kui on vaja ettevõttes teha mingeid muutusi. Ja siis ta tuleb, muudab ära ja haihtub. Ja ta ütlebki, et... Ja siis ta ei ole pikalt olnud või? Aga ta on siin olnud ikkagi olnud väga pikalt ja ta ütleb ise ka, et kes minu CV-d teab, see on näinud. Et tavaliselt tulen ühte kohta 2,5 kuni 3 aastaks, et muuta kogu ettevõtte kurssi. Ja umbes nii kaua läheb aega ja siis ma olen läinud järgmisse kohta. Ja nii ta käib, teda tellitakse kogu aeg siis, kui on vaja teha mingeid suuri muutusi ettevõttes. Kui tundub, et enam ei oska kuhugi minna, midagi teha, midagi valesti. Siis ta tuleb, kisub selle asja kõik pulkadeks, paneb pulgad uuesti kokku ja paneb tööle ja tõmbab udu. Ja seda on ta teinud ka Tele2-ga, aga ütleb, et tema on nüüd siia jäänud 5 aastaks. Mis on olnud väga pikk aeg. Ja ütleb, ta ei olegi kunagi ühes ja samas riigis isegi nii kaua elanud. Chris Robbins, jah, no see ei ole Eesti nimi. Ei ole. Eestlasega pole siin midagi pistmist. Ja nüüd ta siis läheb järgmistele jahimaadele. Ja mida ta ütleb ongi see, et see on nagu täiesti ebareaalne, kui palju makstakse meil interneti eest. Ja ta ütleb ka, et see on, see on nagu, ta ütlebki, et see on nagu, ebareaalne, see on haige, et uus valitsus peaks midagi tegema, Valitsus peaks midagi tegema. Järelevalveorgan, tarbijakaitse, tehnilise järelevalveamet, et toredad inimesed istuvad seal, aga neid on vähe, nad ei saa hakkama. Ja neil on inimesi juurde vaja.
et ega keegi ei hakka sul seda hinda alla laskma ise vabatahtlikult, et neid tuleb survestada, need operaatoreid, need firmasid. Et muidu siin see asi nagu ei parane. Huvitav, et sellise firma juht siis sellist juttu räägib. Noh, nüüd ta saab rääkida. Ja ta ütleb ka, et ma lahkun ja mul ei ole mingeid huvisid ei ole siin ja ma saan otse öelda ausalt. Eestis on interneti hind üle mõistuse kõrge. See on regiooni halvim teenus, kuid kõrgemate hindadega. Halvim teenus esiteks ja kõige kõrgemate hindadega ja ma ei suuda seda uskuda, ütleb ta. Koduse ja äri interneti hinnad on hullumeelselt naeruväärsed, isegi ütleb. See teeb majandusele kahju. Kui ettevõtted maksavad 8-10 korda rohkem kui Leedus, on see hullumeelne. Maksate rohkem, kui makstakse arenenud riikides nagu USA ja Kanada, kus konkurents on palju suurem. Ja nojah, eks ole, ongi see, et mis siis nüüd teha. Aga siis ta toob välja ühe väga huvitava asja, mille ma nüüd püüan üles leida kiiresti siin scrollides. Ja ta ütleb ka, et igal pool tuli siis Tele2 teha muudatusi ja ütleb ka, et igal kliendil peab olema nii emotsionaalne kui ratsionaalne põhjus, miks ta sinu toodet valib. Et Tele2 oli varem ainult ratsionaalne hind, mitte parim väärtus, vaid puhtalt hind ise. See ei ole Eestis kõige tähtsam. Kuula nüüd eestlane, milline sa oled, miks sa võib-olla maksad seda hullu hinda. Et ainult hind ei ole Eestis kõige tähtsam. Leedus, kus ta samuti töötas, on madal hind hea. Võid sõbraga peol võidu uhkustada, kes maksab vähem. Eestis on sul isegi häbi rääkida, kui sa midagi odavalt saad. Et see tähendab seda, et Eesti inimesel on vaja kohe uhkustada, kui palju tal raha on, isegi kus tal seda ei ole. Ja see on veider komme, et äkki muudaks midagi oma suhtumises või milles iganes, et kui leedukas saab uhkustada sellega, kui vähe ta maksab, siis meil inimesed tahavad uhkustada, kui palju nad maksavad. Ja kui sa saad midagi hästi odavalt, sa ei taha isegi öelda seda. Ja otsid, kus sa saad kallimalt. No see on küll ikka haige värk. Nii on jah. Et see on täitsa huvitav lugu lugemiseks ärineest. Ja tundub põnev jutuga mees. Jep, tundub küll. Tundub üldse siukene põnev mees. Kell on 6:39. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. With sorrows around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. I've never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishopsgate, I'm coming too. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. With sorrows around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind.
much. But when you're on me, feels like I know you in my past life. So anything you want, just put it on me. Cause I could do this over, do this all night. I don't care where we're going, as long as you're there. I love every emotion. You take me to, take me right there. You take me to, take me right there. Oh, 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 right. 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 Oh, 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 right. Oh, when I feel I'm not enough. Not enough, not enough, yeah. You show a different kind of love. And when you're on me, it feels like I know you in my past life. So anything you want, just put it on me. Cause I could do this over, do this all night. I don't care where we're going, as long as you're there. I love every emotion. You take me to, take me right there. You take me to, take me right there. Oh, 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 right. 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 Oh, lõpuks ometi vaikus. Hommikuprogrammi toovad vähem loba ja rohkem maitset. Eesti esimesed Teeri taimsed kohukesed. Sky pluss siin 6:45, kell on saanud juba 7:03, tahtsin öelda 8, aga alles õnneks või kahjuks alles 7:03. Nii, nüüd on juhtunud selle Kivisaare sotiga see lugu, et see sott on nüüd 2 päeva järjest välja läinud. Ja see eile läks ka muidugi. Olgugi, et on alles kuu algus, see hakkab juba mõjutama nagu natukene elu. Mis täna saab? Mul on küsimus valmis, aga ma olen juba nats ärevil. Et äkki, siin oli kogu aeg häda, et ei lähe ja keegi ei võida ja keegi viitsi üks mängu kuulata, kus keegi ei võida. No ikka aeg-ajalt on vaja natuke anda. Aga ja lasin neid küsimusi aina lihtsamaks ja nüüd ma olengi äkki vajunud selliste lihtsate küsimuste kuidagi lõksu. Ja tänane küsimus on jälle, ma mõtlen kogu aeg, kas see on äkki liiga lihtne? Et äkki tead hellitame ära need mängijad, kõik on harjunud nagu hästi lihtsate küsimustega, et äkki paneks midagi keerukamat. Aga no ma ei oska öelda, eks siis kuuleb. Nojah, mis on sinu jaoks lihtne, ei pea kellegi teise jaoks olema lihtne. Ma ei tahaks isegi nagu vihjata, ühtegi vihjet isegi anda igaks juhuks. Okay. Et ei ole midagi, et nii lihtsaks seda mängu ei saa ka ajada. Kuigi küsimus on muidugi ääretult lihtne. Kui sa oled meie hommikuprogrammi usinasti kuulanud, näiteks eile. Nii palju siis sellest. Täna on reede ja täna reedel lubatakse ju meile ka uut muusikat. Vaata, eks me saame mõnele uuele huvitavale laulule küüned taha. Ja äkki õnnestub neid midagi ette mängida. Sest noh, mina ei tea, mulle küll meeldib alati mingit uut laulu kuulata. Alati on kohe tekib ärevus hinge. Juba vanadest aegades ma kui raadiost öeldi ja nüüd mängime teile ühte täitsa uut lugu. Ja praegugi, kui kuskil öeldakse, me mängime teile nüüd täitsa uut lugu, esimest korda kuuled. Siis mina lähen küll elevile alati. No ikka, ja panen kohe raadioautos kõvemaks ja tahan kuulata, et mis see uus lugu see on ja millega see üllatab. Et minu arust on see tore ja lahe. Või tegevus ikka see ühte sama laulu kuuled. Aga eile ju mängisime ühte uut laulu ja see on Eesti artistilt Merilin Mälgilt, kes käis eile õhtupoolikul ka Elerinil külas siin raadios meil rääkimas juttu ja mis ühendab sind ja Merilin Mälki? Kivisaar, teil on üks asi ja mina julgeks öelda, et ikkagi väga paljudel inimestel no te olete ikkagi imelikud selles mõttes, et teil on selline asi. Me oleme imelikud? Jaa. Merilin Mälgiga.
kas sellest võiks tõusta mulle mingit tulu, et meil on mingi ühine asi? Kahjuks mitte. Mis sa alati seda tulu, noh. No sellest on puudus. Alles hiljuti sa just ütlesid siin, ma ei tea, nädalake tagasi oli mingi lause, et kuidas see oli, et no põhimõtteliselt, et kõik ei keerle maailmas ümber raha ja jätke see raha. Miks sa arvad, et ma raha silmas pidasin? Millist tulu võivad siis? Olla ka mingid muud tulud. Mingid muud hüved või? Jah. Ei, hüvesid ei ole, lihtsalt üks selline fakt teie puhul, mõlema puhul. Mis ma kuulasin, mõtlesin, et no see ei ole mingi sünnipäev ja mingi ühel päeval ja fakt mingi. No ütleme selline maitse-eelistuste küsimus pigem. Kas see on nagu toiduga seotud? No peaaegu toiduga. Peaaegu toiduga? No tarbitav joogiga, ütleme siis nii. Asoo. Tükkidega joogid? Ei. Okei. No midagi, mis talle ei meeldi. Ja midagi, mis... Mulle ei meeldi ka joogid, kus on tükid sees. Ei, mitte tükid. Ma ei saa neid viljalihaga neid mahlu juua. Kuidas nii? No vastik mingid tükid tulevad suhu. Tunne nagu mingid putukaid või mingid asjad tuleks suhu. Või mingid sodi või mingid prügi või midagi, mis ei peaks joogi sees olema. Ma tahan, et oleks nagu selge. Nagu ma tahan, et supp oleks selge, mitte nagu ei näeks välja nagu beebitoit. Aga joogiga midagi, mingi jook, mis talle ei meeldi. Kõige tavalisem üldse. Mingi piimavärk või? Ei, kõige tavalisem jook, mis üldse saab olla. Ja vesi. No sina oled seda nüüd hakanud vaikselt tarbima, seda mullivett, eks ju. Aga vesi on siis jah asi, mis Merilin Mälgile üldse nagu kaubaks ei lähe. Ei mulliga, ei ilma mullita. Ja lisaks sellele... See ilma mullita ikka ei lähe ka üldse, see on ikka rõve. Ja lisaks sellele on tal veel üks jook, mida ta ei tarbi ja siis ma jäin küll kuulama, et wow. Et ma tean jälle inimesi... minu moodi või? Ei, see nüüd ei ole sinu moodi. Okei. Aga ma mõtlen praegu... Üks jook, mida terve maailm tarbib ja tema ei tarbi. Et ma saan aru, et võib-olla mõned lihtsalt keelavad seda endale või sa keelad seda kellelegi teisele või mingitel teatud põhjustel. Aga üldiselt see on ikka maitsev ja kõik üldiselt ikkagi tahavad seda. Limonaad, mahl. Coca-Cola. Coca-Cola. Ta ei joo Coca-Colat. Mitte sellepärast, et tead, ma lihtsalt ei taha mingit limonaad endale sisse valada, vaid talle ei maitse. Ma ka ei joo tegelikult. Mis sa ajad? Ei, ma ei ole Coca-Cola mees üldse. No jah, sa oled rohkem mingi Fanta mees. Ma olen tähele pannud seda, et ma joon Coca-Colat, kui ma joon mingit sellist jooki tahan, siis ma joon seda tavaliselt ainult kuskil, ma ei tea, restoranis. Eriti kuskil välismaal käies. Et see on nagu üldiselt alati 100% kindel pauk, mida sa saad sealt. Ja ta mingite asjade kõrvale nagu hästi sobib, et kui sa hakkad seal kuskil välismaal mingit mahla või mingit asja tellima, pagan sa ei tea iial, mis sealt tuleb. Aga Coca-Cola see on selge. Sa tead, mida sa saad. Aga ei, ta on ikkagi hea. Ta on ikkagi hea, jah. Kuigi selle Coca-Colaga mul ka väikene kiiks. Ma võin kõiki limonaade ja mahlu juua ka siis, kui nad on soojad. Kuigi külmana nad alati paremad. Aga Coca-Colat soojalt ma ei saa juua. Okei. Ma saan, aga ma ei, see mingi Fanta võib olla või Mirinda ja Mirandad ja mis iganes ja limonaadid ja kellukesed ja kõik. Nad võivad olla, tead, suvel eriti autost ja teinekord on ta kuum. Mul ei ole probleemi sellega. Aga kui see Coca-Cola läheb kuumaks, siis see on ikka õudne. Et siin on ikkagi, nii ma püüan välja mõelda, et kuidas selle Mälgiga nüüd oleks nii, et saaks selle mingit kasu sellest kuidagi lõigata. Et te mõlemad vett ei taha, jah? Ei taha, eriti. No ei saa vist, jah. No siis peate millegi muuga oma janu kustutama ja Merilin Mälgi uue laulu nimi ongi Kustuta janu. Ja nüüd ongi õige hetk seda hommikuraamis mängida, naudi. Valu vaigista, kustuta janu, ma ootan siin, ootan ja palun, pane mind tundma nagu ma ei vastuta enda tegude eest, kuidas mu murtud süda jõudis siia, sa imestad, ei anna pilgust lugeda. Valgus lämmatab ja pimestab. Siin on kõigil saladusi, kas me sulame üks veel. Tundmatusse sukeldume, ei tulnud siia, et ennast ei tea. Ma ei tea.
saamadusse sukeldume, ei tulnud siia, et ennast leida. Ma ei tea, kuidas jõudsin siia ma enam varjata ei suuda, ei karda valu tunda. Tulin täna seda tõestama, püüan mõista anda, et tahan midagigi tunda. Siin on kõigil saladusi, koos me sulame ühte tundmatusse sukeldume, ei tulnud siia, et ennast peita. Ma ei tea, kuidas jõudsin siia ma enam varjata ei suuda. Hoia mind ja siis unusta. Tahan midagigi tunda. Hey everyone, it's Miley Cyrus. This is my new single, Flowers. Yeah! On Sky Plus. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe, I didn't wanna fight. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own head, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better than, yeah, I can love me better than you can. juba täna õhtul kohtuvad Taevas ja Põrgu, 5 Miinust ja Puuluup ainulaadse ühiskavaga Alexela kontserdimajas. Viimased piletid Piletilevist. Täna õhtul 5 Miinust ja Puuluup Alexela kontserdimajas.
orhideepäevad Bauhausis. Rikkalik valik kauneid orhideesid ning õitsvaid kevadlilli. Külasta Bauhaus aiandusmaailma Lasnamäel või Rocca al Mares ja vaata ka teisi pakkumisi bauhaus.ee. Tere hommikust ja ilusat ärkamist. Sõnumeid Delfil, Postimehelt ja mujalt vahendab Priit Roos. Värske peaministri uuring näitab, et Kaja Kallast sooviks peaministri ametis näha ligi 41% küsitlusele vastanutest. Teisel kohal oli Jüri Ratas 21%-ga ning kolmandal kohal Martin Helme 11%-ga. Nädalases võrdluses kasvas veidi toetus Kallasele ja Ratasele ning langes Helmele. Riigikogu valimistel on täna varahommikuse seisuga üle Eesti hääletanud jaoskonnas 73 443 ja interneti teel oma hääle andnud 203 182 valijat. Hääletamas on käinud 28,6% valijatest. Hoolimata Euribori tõusust ei ole kodulaenu omanikud intresside fikseerimise vastu viimasel ajal suurt huvi üles näidanud. Veebruari alguses ületas 6 kuu Euribor 3% piiri, kuid märtsi alguseks on see tõusnud juba 3,3%-ni. USA kavatseb täna teatada uuest relvaabipaketist Ukrainale. Laadung sisaldab laskemoona, elektroonilise sõjapidamise avastamise seadmeid ja muud varustust, samuti mitut tüüpi droone. Ning Netflixi populaarne sari Stranger Things jätkub lähiaastatel oma 5. ja viimase hooajaga. Lähiajal aga sukeldume sarja maailma teistsugusel kujul ehk siis teatrilaval. Nimelt jõuab veel sel aastal Londonis Phoenixi teatris lavale näidend Stranger Things The First Shadow. Lugu räägib Netflixi sarjast tuttavate täiskasvanute teismeast ja nende tegemistest. Maailmas on üks paik, kus ilm on alati ilus. Isamaa.